Tere, armas klient. Alates 1. juulist on riigiasutustega raamatupidamine läinud üle e-arvete peale ja meie kasutame ju Merit Activat ja seal on Omniva koostööleping täiesti tasuta olemas ja nüüd ma lihtsalt näitan, kuidas sa saaksid seda aktiveerida nii, et sinu aega kuluks vähem ja minu aega ka. Ja kui sa jääd hätta, siis kindlasti anna märku, on ju. Et ma jagan sinuga oma ekraani. Nii. Sa logid sisse oma Meritisse. Sul on piiratud kasutaja õigus, aga see ei peaks takistama seda, mida me hakkame praegu tegema. Valitsid seadistused ja e-arvete ja integratsioonide seadistused siit alt ja võtad e-arvete operaator Omniva. Nii. Aktiveeri konto. Valid endale sobiva nii-öelda auditeerimisviisi. Jah, ühesõnaga saate aru, kas ID-kaart või mobiil-ID. Nii. Et e-arvete aktiveerimine on tegelikult 2 etapis. Et üks etapp on siis Meritis aktiveerimine ja teine etapp on ettevõtja portaalis selle kinnitamine, et Omniva on e-arvete operaator teie ettevõttes. Siin võtab natukene aega. Alla peaks tulema aktiivne aken teile, kui teil on mobiil-ID või ükskõik ID-kaart. Sisestad oma PIN 2. Nii. Nüüd siis saadetakse konto aktiveerimise soov Omnivale ja Omniva saadab autentimiskoodi. Ja see kood tuleb siis siia alla panna ja samas ka ettevõtja portaalis ära kinnitada. Video jätkub siis sellest kohast, kus ma teen need järgmised sammud teiega koos ära. Tere! Nüüdseks ma olen siis 2 päeva hiljem. Jätkan seda videot, sellepärast et isegi 3 päeva. Sellepärast et 3 päeva läks aega enne, kui tuli Omnivast kinnitus, et nad on minu avalduse kätte saanud e-arvete suhtes ja helistasin neile ja nad ütlesid, et neil on tohutult palju tööd, nii et varuge aega. Aga ma näitan kohe, kuidas edasi toimetada. Nii. Et me lähme nüüd mu meili. Esimene kiri siis tuligi see, et ettevõtja portaalist, et on valitud Omniva ja palun kinnitage see seos 7 päeva jooksul. Nii. Ja siin on ka link ilusti olemas. Nii. Link olemas, et lähete sinna ettevõtja portaali. Nii. Siseneme. ID-kaardi. Mul laps otsustas minu ID-kaardi ära lõhkuda, hoidja õigemini. Nii et siis ta vahepeal ei tööta. Proovime uuesti.
Ja kui ID-kaart jampsib, siis ettevõtja portaalis peab terve brauseri kinni panema, sellepärast et muidu lihtsalt ei toimi. Nii. Lähme tagasi. Loomulikult võid kasutada mobiil-ID-d ka või ükskõik mis muud sisenemisviisi siin. Nii. Ja siin on kohe näha, et Omniva ootab kinnitust. Kinnita teenuse pakkuja. Ok. Nii. Kinnitatud. Järgmisena tuli mul 2 meili, mis ütlebki, et nüüd tuleb see sama autentimiskood lisada ka Meritisse. Nii, võtame, kopeerime selle ära. Ja lähme nüüd Meritisse sisse. Nii. Teil on ju kasutaja ilusti aktiivne, nii et minge aga julgelt sinna. Sisse. Läheb natukene aega millegi pärast. Internet on aeglane. Nii. Nüüd midagi tuli ette. Nii. Ja me liigume siin seadistused. E-arvete integratsiooni seadistus ja operaator Omniva. Ja siin on see sama kood, on kopeeritud, salvesta. Nii. Ja sul siis peab ka olema siin linnukene ja aktiveeritud. Et peale seda on siis põhimõtteliselt võimalik müügiarvete koostamisel, ma näitan selle ka ära. Näiteks, kui ma koostangi müügiarvet. Nii, paneme siia 1. Siis peaks tulema siia paremale e-arve. Antud juhul sellel samal ettevõttel ei ole aktiveeritud e-arve, see tähendab seda, et talle siia e-arvet mulle ei teki ja talle e-arvet ei saa saata. Ehk siis mõlemal poolel peab olema e-arve aktiveeritud. Riigiasutustel, omavalitsustel on see juba olemas kindlasti. Soovitan siiski ka meilitsi saata samale kontaktisikule seesama arve ja teavitada, et sa saatsid e-arvena ka edasi. Seepärast, et tegelikult ei ole välja mõeldud seda süsteemi, kuidas sa saad olla kindel, et e-arve jõudis üldse kohale sinna riigiasutusse. Ehk siis Töötukassa puhul näiteks seal on hästi palju erinevaid teenuseid, et mis meili aadressile see e-arve läheb, mis kujul ta peab olema, et seal on väga karmid nõuded. Et alati uurige üle, kas teie e-arve jõudis kohale, et ei oleks seda probleemi, et saatsin ära, aga kuu aja pärast tuleb teavitus, et kuulge, teie arve ei ole saabunud kuskile. Et vähemalt alguses, siis kui te olete ära aktiveerinud selle e-arve, et suhelge oma kliendiga igaks juhuks üle, kas ta on oma e-arve ikkagi kätte saanud. Igaks juhuks. Senikaua, kuni tuleb siuke nagu see asi loksub siin paika ja kõik IT-lahendused toetavad seda üleminekut, et praegu on siuke
üleminekuperiood, nii et olge valmis ootamatuteks asjaoludeks. Nii et alati on mõistlik üle kontrollida, kas arve jõudis ikka kohale teile, seepärast et mitte mingit jälge sellest e-arvest ei jää siia ja ühtegi teavitust ka ei tule, kas ta jõudis kohale või kuhu ta üldse läks, mis meiliaadressile ja nii edasi. Et see on niisugune põnev maailm. Aga edu siis e-arvete aktiveerimisel. Kohtumiseni järgmises õppevideos äkki.